Õnnelik juhtumine. Juhan Liiv. Jaan ootab õnnelikku juhtumist. Missugune see õnnelik juhtumine olgu, seda Jaan isegi tea. Ega juhtumine lase ette arvata. Aga midagi võib ju ikka juhtuda, mis Jaani õnnelikuks teeb. Umbes midagi niisugust, mida ta romaanidest või suurte meeste elulugudest lugenud on. Jaan ei arva mitte üksi, et võib juhtuda. Jaan arvab, et peab juhtuma. Ja seda sellepärast, et ta muidu mitte enam elada ei võiks. Et ta kaua niisugust juhtumist on lootnud. Jaan on elava luule ja kujutusvõimega noormees. Imed on hingele magusad ja ta usub imesid. Peab uskuma, sest ta on vaene ja madalusest ei tõusta kõrgusele muidu kui imede läbi. Kui hiljem, peale karjapõlve, kooliõpetus ja teadus tema silmi on teritanud, et ta niisuguseid imesid üksi jutuna võimalikuks arvab, kui ta aru saab. Et ei ükski jumal, ükski palve teha ei või ja et elu raudset läbikaalumist ette rehkendamist tarvitab, siis mõistis ta küll oma endise kõrge unistuse võimatust. Ei saa aga siiski lootmata jätta, et õnnelik juhtumine talle kitsikusse teele appi ei tuleks. Niisugune on Jaan. Tast võiks hea mõtleja saada, kui ta vähem mõtleks. Luuletaja, kui ta vaim alati imesid ei luuletaks. Suur vaim või narr, kui ta juba üks neist ei olekski. Jah, aga ikka raskemaks läheb elu. Ikka suuremaks läheb töökoorem ja Jaan hakkab iga asja peale ümberpöördult vaatama. Ta räägib ja arvab iga hariliku arvamiste vastu. Unistajast on saanud inimeste vihkaja. Kuigi inimeste vihkajana ei halda ta midagi kaasinimestelt. Ta tahab teiste kiuste üksi seista. Aga üht asja ihaldab ta siiski. Armastust. Aastate pikkused puudustega võitlemised ja tundmused halvavad keha ja vaimu, mille ainuüksi õnnelik juhtum võib päästa. Et see juba rutemini tuleks. Nii ootab Jaan õnnelikku